tervitus tulevane e-poodnik. Minu ülesanne on sulle anda väga selgeid juhised, kuidas moodi sa oma äri saaksid võimalikult kiiresti digitaliseerida ja seal kanalis internetis ka edukalt turundada. Alustame sellest, et kõigepealt ennem üldsegi, kui sa hakkad mõtlema selle peale, et oleks tore, kui mul oleks e-pood, sest et naabrimehel on ka ja konkurentidel on ka, siis võta enda ajast kas või 4 tundi, leia sobiv ekspert enda kõrvale ja käi läbi hästi lihtsa meetodiga, mille nimi on Lean Canvas, oma äriplaan. Kuidasmoodi sa päriselt oma äri juhid siis, kui see on digitaliseeritud, kui see on internetis ja kui sul on e-pood. E-poe pidamine ei ole absoluutselt sama, mis on tavaline brick and mortar või poe pidamine. See on täiesti teistsugune äri, milles sa ei pruugi olla kogenud, nii et alusta sellest, et pea plaani. Lähimate minutite jooksul ma annan sulle kätte väga lihtsa tööriista, kuidas moodi sa saad käia läbi äri erinevad nüansid, ehk siis alates sellest, et mis probleem sa lahendad, kuni selleni, mis on su tulu-kulu artiklid. Selle meetodi nimi, mida ma sulle nüüd kohe tutvustan, on Lean Canvas. Eestikeelset head vastet sellel ei ole, aga sisuliselt on lihtne äriplaan, mida sa saad ülimalt kiirelt teha. Mis tähendab üldsegi Lean? Ma natukene võib-olla mõtestan sellega lahti. Lean on oma päritolult kiire, õhuke, iseõppiv lähenemine. Eelkõige on see alguse saanud autotööstusest, näiteks Toyota on selle esimene kasutusele võtja, sealt ka see sündis, aga tänapäeval on hästi laialdaselt see meetod kasutusel ka startupides, iduettevõtetes. Leani lähenemine on lihtne, nagu sa näed juures olevat jooniselt, siis kõigepealt sa hakkad pihta arendamisega. Sa arendad toote, sa arendad teenuse, kui sa selle valmis saad, sa lansseerid selle, sa viid selle turule võimalikult kiiresti. Ei hoia seda endale, sa lähed kohe turule nii pea kui võimalik. Tavaliselt öeldakse selle kohta niimoodi, et kui sul ei ole piinlik oma esimest toodet või teenust turule viia, siis sa oled juba sellega liiga kaua tegutsenud omapäi. Nüüd, kui sa oled selle toote turule teenusele viinud, siis järgmine asi on mõõtmine. Sa kogud andmeid, andmete põhjal sa saad teha järeldusi, sa saad täiustada ja tegelikult täiustamise faasis sul tulevad ka uued ideed, mida siis uuesti areneda, mida uuesti täiendada oma olemasoleva toote või teenuse korral. Nüüd, ennem kui me lähme selle Lean Canvas meetodi juurde, siis hea vaataja, ma nimetan sulle 2 elutähtsat komponenti, mis igal äril peab olema. Punkt 1 peab olema äril väga selge väärtusloome kliendile. See ei ole see, et jah, ma müün luudasid, et igale koduperenaisele või koduperemehele on vaja luuda. Absoluutselt mitte. Mida see täpselt teeb? Kas toiab aega kokku, raha kokku, hoiab ta energiat kokku, on ta efektiivsem? Mis on see päris väärtus, mida sinu ettevõtte toode või teenus siis pakub? Teine, mis on, kui sul toode teenus on paigas, millel on väga tugev väärtusloome, on kasvumootor. Siin on sul toode teenus, siin on sul turg, aga kuidasmoodi sa nagu järjepidevalt suudad oma äri kasvatada. E-kanalites on see ülioluline. Kui sa piltlikult öeldes, kui sa teed oma poe uksed lahti, alguses on huvi suur, sellepärast, et äkki see pood on ägedas kohas, äkki sa tegid sellele head turundust, PR-kampaaniaid, läksid meediasse ja nii edasi, huvi on olemas. Aga nüüd, kui see klient tuleb sul korra poest läbi, ta läheb ära, kuidasmoodi sa saad teda päriselt poodi tagasi kutsuda jätkusuutlikult, et ta jääkski käima. Ehk selle nimi ongi minu kontekstis kasvumootor. Ehk kuidasmoodi jätkusuutlikult sa suudad juhtida seda, et su äri kasvab kuust kuusse, nädalast nädalasse ja aastalt aastasse. Nüüd, siin ta on Lean Canvas meetod. Kokku on sellel 9 plokki, millele sa pead küsimused leidma. Käime need kõik koos sinuga ükshaaval läbi, et sul oleks natukene lihtsam siis võtta see mõned tunnid koos endalt vaba valitud eksperdiga aega ja leida vastused kõikidele siis küsimustele ja sisenditele, mis ma nüüd praegu sulle siin annan. Punkt 1, nagu ikka, iga äri saab alguse mitte sellest, et sul on mingisugune äge idee, mida teha. See idee peab minema kokku sellega, mida sinu tarbijad vajavad, mida sinu toode teenus päriselt lahendab, millist probleemi lahendab. Et punkt 1, mis on see probleem, mis on need top 3 probleemi näiteks, mida sinu toode või teenus sinu kliendil või sinu kliendi ettevõttel lahendavad. Nii, kui sa oled oma need 3 probleemi ära kirjeldanud, siis liigume edasi. Järgmisena, mis sa vaatad, on see, et kui kliendil on probleem, siis mis on sinu pakutud lahendus?
ehk siis kuidas sinu toode või teenus neid probleeme, mis sa eelnevalt siis püstitasid, lahendab. Nüüd kõige parem meetod on selles on see, et kui sa oled enda jaoks näiteks hüpoteetiliselt paika pannud, millist probleeme sinu klient, tarbija soovib lahendada sinu pakutud toote-teenusega, siis mine ja küsi 5 enda sõbralt, kas see on päriselt nende probleem ja kas sinu pakutud hüpoteesina, kas see on see lahendus, mida sinu toode ja teenus päriselt nendel aitab lahendada. Kui sa juba 5 oma healt lähimalt sõbralt oled saanud jahi ja need jahid peavad olema ausad ja autentsed, siis tegelikult võib juba edasi minna. Kui sa oled välja töötanud lahendused, mis vastavad siis probleemile, püstitatud probleemidele, siis järgmine, 3. on väärtuspakkumine. Nüüd probleemlahendus, lihtne, sealt sa võtad nüüd selle konsistentsi ja sa lood sellest väga selgelt eristuva väärtuspakkumise. Hiljem teises videos ma räägin sulle täpsemalt, kuidas moodi sa saad konkurentide järgi natukene luurata ehk teha natukene luuret nende sõnumites ja kuidas moodi sa saad sealt paremaid ideid võib-olla enda väärtuspakkumise esile toomiseks. Aga selge on see, et sinu väärtuspakkumine peab olema selge, üheselt mõistetav sõnum, mis sinu ära eristab ja toob selgelt esile pakutava väärtuse sinu toote või teenuse kontekstis. Järgmine, kui sul on see väärtuspakkumine loodud, sa oled sellega rahul ja sinu eksperdist sõber, tuttav, kellega sa koos seda harjutust teed, on ka sellega rahul, siis liigume edasi ja järgmine asi on konkurentsieelis. Mida konkurendid ei saa lihtsalt kopeerida? Kas see on sinu kaubamärk näiteks, mida sa võid kaitsta, kõige lihtsam meetod, või see on mingi unikaalne teadmine, mis on ainult sinul või mis on ainult sinu retseptis? Võtame lihtsa näite Coca-Cola. Kas on teisi gaasilisi jooke, mis võib-olla maitsevad paremini kui Coca-Cola? Tõenäoliselt on. Aga kas nad müüvad ka rohkem kui Coca-Cola? Tõenäoliselt ei müü. Neil on retseptis on väga unikaalne konkurentsieelis, pluss nad panevad väga tugeva turunduse sinna taha ja tulemuseks ongi väga globaalselt ja väga suur bränd. No nii, hea sõber, sihtgrupid. Nüüd, kui sul on probleem on defineeritud, lahendus on paigas, väärtuspakkumine on selgelt sõnastatud, konkurentsieelis oled ka enda jaoks välja mõelnud, miks sinu äri, miks sinu toodeteenus on parem, kiirem, ägedam kui sinu konkurentidel, siis järgmine asi on see, et mõtle enda jaoks välja 2-3 põhilist sihtgruppi. Kui su vastus on see, et minu toode on mõeldud kõikidele, siis see on vale vastus. Mõtle välja täpsemalt oma sihtgrupid. Ja isegi ka see ei ole hea vastus, et naised 40–45 või mehed 25–35. Kas see on piisavalt lai mõiste? Mida täpsemaks sa saad oma sihtgrupi, siis seda lihtsam on sul pärast sellele sihtgrupile oma sõnum, oma toode, oma teenus kohale viia õigetes kanalites, õigete sõnumitega. Ehk siis ole hea, võta paberpliiats ja kirjuta endale 2-3 põhilist sihtgruppi. Demograafia võta aluseks, mis on nende huvid, võta aluseks võib-olla, kus nad käivad, mis nad liiguvad, mis informatsiooni nad tarbivad. Natukene edasi jõudnud harjutus on see, et katsu kirjeldada sellist fiktiivset välja mõeldud inimest, me kutsume seda ostupersonaks turundajate seas. Ja kirjelda see ostupersona, pane talle nimi, pane talle vanus, pane talle isegi pilt külge, kui sa leiad ägeda pildi, mis sulle päriselt meeldib ja päriselt assotsieerub. Ja kirjelda, kes ta on, kus ta tööl käib, mis kell ta hommikul tõuseb, mis kell õhtul magama läheb ja kuidas moodi ta oma päeva veedab, mis ta perekonnaseis on, kus ta tööl käib ja nii edasi. Mida parem visuaalne ja tekstiline ettekujutus sul on oma potentsiaalsest kliendist, siis seda lihtsam on sul pärast oma äriga, oma turundusega teda üles leida. Kui sa oled oma sihtgrupid paika saanud, siis liigume edasi. Järgmiseks sa tead, kes on su ostupersona, kes on su sihtgrupp, siis järgmine ülesanne sul on mõelda oma peas ja küsida ka oma tuttavatelt lähiringkondadelt, et kuidas moodi, millisest kanalitest sa võiksid need ostupersonad, need oma ideaalkliendid üles leida. Okei, me räägime sellest, et sa ju plaanid e-poodi teha. Suure tõenäosusega nad on internetis, õige küll, ja ma olen näinud päris palju äriplaane, kus kohas on kirjas, et ma leian oma kliendid üles internetist. Noh, tore, internet on suur ja lai. Kus kohas täpsemalt?
on see sotsiaalmeedia, hästi, kus kohas sotsiaalmeediast, okei, kuidas moodi sa oma sotsiaalmeediast need üles leiad? Või on see e-postiturundus või on see hoopis külalispostitused kuskile või on see hoopis kommunikatsioonistrateegia läbi erinevate uudiseportaalide näiteks. Mis on need müügikanalid? 3–5 põhilist müügi ja turunduse kanalit, mida sa hakkad või mida sa plaanid hakata tulevikus kasutama. Üks palve veel sulle, ole hea, ära üle pinguta. Kui sa mäletad, me rääkisime mõni hetk tagasi lean lähenemisest, ehk siis arenda, mõõda, täiusta. Nüüd, kui sa hakkad liiga palju enda jaoks neid müügikanaleid läbi mõtlema ja üle mõtlema, siis tegelikult see ei ole eesmärk. Eesmärk on kõigepealt välja valida kõige potentsiaalsemalt 3–5 kanalit, lansseerida oma e-pood ära, saada tagasisidet, kas need kanalid töötavad, saamad oma hüpoteesile valideeritud õppimine taha ja kui need töötavad, siis jätka sellega edasi. Kui nad ei tööta, siis mitte midagi ei ole katki. See on täiesti tavaline e-äri iga päev. Mingid asjad töötavad, tavaliselt neid on vähem kui neid, mis ei tööta. Sinu ülesanne on kattida ära neid, lõigata ära neid, eemaldada neid ära, mis ei tööta ja juurde arendada neid kanaleid, teenuseid, mis siis töötavad. Me oleme jõudnud päris kaugele juba sinuga. Tuletame meelde, alustasime probleemist, lahendusest, väärtuspakkumisest, konkurentsieelisest, sihtgruppidest, müügikanalitest. See peaaegu moodustab juba terviku sinu tänasest või tuleviku e-poeärist. Üks viimaseid asju, mis sa pead enda jaoks kohe alguses paika panema, mis aitab tulevikus sul täpsemalt sihtida ja täpsemad, paremad tulemused koju tuua, on põhilised mõõdikud. Mõõdikutel ma panen silmas tavalisi ärimõõdukid nagu käive, kasum kliendi kohta, aga on ka erinevad mõõdikud, põhimõõdikud, kui sa teed internetiäri ja kui sa teed e-poeäri. Mis on need 3–5 põhilist mõõdikut, mille järgi sa hakkad tulevikus otsuseid tegema? Toon mõned näited ka sulle. Esimene mõõdik, mida võiks jälgida kindlasti, on see, et palju mul on kodulehel, palju mul on e-poes külastusi ehk sessioone. Seda sa leiad väga lihtsalt Google Analyticsist ülesse. Palju on sessioone? Järgmine mõõdik näiteks, mis on suhteliselt standardne, on see, et sa pead aru saama, kus kohast need sessioonid, kus kohast need külastajad sinu poodi tulevad. Digikanalites on see võimalik, tavalises poes kuskil kaubanduskeskuses seda võimalust ei ole. Sa ei lähe ukse peale ja ei küsi, et kuule, kus kohas sa nüüd siia tulid. Ja kolmas on see, et millised kanalid, ehk siis millised on need kanalid, kus kohast on sulle tulnud kõige rohkem maksvat klienti, kes päriselt sulle nagu kassas raha ka jätnud on. Ehk siis need on ju need kanalid, millega sa võiksid rohkem tulevikus tegeleda, rohkem süübida, rohkem analüüsida ja ka rohkem panustada oma müügi- ja turundustegevustest nendesse kanalitesse. Eelnevad 3 näidet on hästi lihtsad ja primitiivsed põhimõõdikute näited, mida kindlasti sa pead jälgima, aga neid on veel, sõltuvad siis e-poe äri nüanssidest ja ka valdkonnast. Ole hea, mõtle enda jaoks hästi läbi, mis on need mõõdikud, mis on tulevikus sinu nii-öelda, kui sa autoga sõidad, mida sa auto armatuurlaual tahad näha oma põhimõõdikute all, mille alusel sa saad öelda, millal gaasi vajutada, millal pidurit vajutada ja millal käiku vahetada. Oleme sinuga lõpusirgel Lean Canvase meetodiga ja 2 viimast tulpa nõuab natukene sinu käest ka finantsjuhi oskusi. Ehk siis esimene on tuluartiklid ja teine on kuluartiklid. Seda öeldes, katsu enda jaoks ära kaardistada, mis on sinu tuluartiklid. Arusaadav, et sinu tuluartikkel on müügitulu, on see siis toode või teenus, mida hakkad internetis e-poe vahendusel müüma või osutama. Aga katsu minna täpsemaks, katsu kategooriate kaupa seda prognoosida või kui sul on vähem tooteid, katsu toodete kaupa seda prognoosida. Katsu ka prognoosida võib-olla alternatiivseid tulusid, kas sa saad näiteks mingit, kui sa müüd toodet, kas sa saad sinna ka teenuse tulu kuidagi moodi juurde genereerida. Kulude poole pealt kindlasti ära alahinda neid. Tavaliselt, kui tehakse äriplaani, kas või Lean Canvase meetodil, ülehinnatakse tulusid ja alahinnatakse kulusid. Tavaliselt on see risti vastupidi. Kulud on oluliselt suuremad ja tulud on oluliselt väiksemad. Tulude poole pealt kindlasti on sul oma toote teenuse kulu. Kui sa müüd teenust, siis sul on aeg. Kui sa müüd toodet, siis sul on kindlasti oma hinnad koos transpordiga, logistikaga.
laadudega ja nii edasi. Kindlasti on eelarves ka turundusrida, seal on samamoodi sul IT-rida, serverikulud, arenduskulud ja nii edasi. Katsu finantsplaanis enda jaoks enne, kui sa e-poed lansseerid, selgeks teha, kas sellel äril on üldsegi mõtet ja mis mahu juures sellel äril tekib mõte ka sinu jaoks. Kas see on sinu jaoks hobi? Hobi on siis see, mida sa teed soovi korral ja oma põhitöö kõrvalt või on see sinu jaoks päris tuleviku töökoht või päris äri? Äri on see, mille ees sa punkt 1 kõigepealt ise hakkad ära elama ja punkt 2 suudad ka teisi endale tiimi palgata, värvata ja neid ka hoida ja motiveerida. Lean Canvase meetodi põhiline eesmärk on see, et sa jõuaksid arusaamisele, kas e-pood on sinu jaoks või ole, kas see äri, mis sul peas on realiseeritav, kas või minimaalsel moel või ei ole. On see e-pood või on see mingid muud sorti äri, mida sa plaanid teha, siis me ju teame seda, äri ei ole selline umbrohi, mis kasvab iseenesest kuskil aianurgas. See on see, millega sa pead iga päev hommikust õhtuni tegema ja tavaliselt ka õhtust hommikuti, eriti kui on algusajad. Need mõtle hästi järgi. Ega Eesti vanaeestlased ei eksinud selles osas, et 7 korda mõõda ja 1 kord lõika. Sama kehtib ka siin. Vaatame sinuga koos üle nüüd selle, mis me viimaste minutite jooksul koos õppisime ja läbi vaatasime. Punkt 1, lean lähenemine. Hoia oma lähenemine õhukesena, kiirena ja õppivana. Ehk siis ära üle mõtle. Kui sul on idee, kui sa tahad seda teostada, siis tee minimaalne äriplaan, näiteks Lean Canvasega ja mine ja hakka seda koheselt testima turu peal. Saa tagasisidet ja siis sa saad tegelikult aru, kas sellel on potentsiaali või ei ole. Sa ise võid arvata, et sellel on väga suur potentsiaal, kliendid ei pruugi seda arvata või siis vastupidi, sul endal võib arvata, et mis mina siin ikka tean, aga kui sa lähed välja ja sa räägid näiteks oma jutu ära, siis teised vaatavad, vau, vot see on äge asi. 2 elutähtsat elementi igas äris. Punkt 1, väärtusloome kliendile. Mis on sinu unikaalne väärtuspakkumine? Mis on see, mille pärast sinu klient hakkaks nutma, kui sind homme ei oleks? Ja punkt 2, mis on pidev ja püsiv kasvumootor, kust kohast, mis kanalist, kuidas moodi sa saad pidevalt juurde omale uut äri. Hea sõber, mina tänan sind, et sa veetsid selle lühikese aja koos minuga ja vaatasime läbi Lean põhimõtte ja Lean Canvase lihtsa äriplaani, kuidas moodi valideerida oma äriideed. Kui sa saad sellega üksi hakkama, suurepärane. Nagu sa tead, ma soovitasin, et sa leiad oma tutvusringkonnast või võtad kõrvale ka oma sõbra või eksperdi, kes aitab sul neid asju põrgatada. Sest et 2 pead on ikkagi 2 pead. Kui sul seda inimest ei ole, siis võid vabalt ka mulle kirjutada. Minu emaili aadress on kristjan@impact8020.com. Ma ootan sinu emaili väga ja ma usun, et koos tehtud, hästi tehtud.